uksed sain lahti. No nii. Kui ma nüüd teaks, kuidas see käima läheb ainult. Midagi tuleb kuskile pista tõenäoliselt. Või läheb ainult stardist. Ei lähe. No. Hoo! Nii lihtne see oligi. Ahaa, sa mõtled seda naistele vajalik on, jah? Väga hea. Valgus on sees, see on kõige olulisem. Siis saab alati meiki kohendada. Nii. Ja iste tuleb ettepoole kuskilt. Aha, see on seljatugi. Nii. Ja see siin põlvede all, see läheb lühemaks ka tõenäoliselt kuidagi. Aga kuidas? Kes seda ütleb? Ohoh! Kõik asjad leiab üles, kui hästi otsid. Miks mul nii soe hakkas? Kas sellepärast, et ma võtsin seda ventilaatorit vähemaks seda? Kas ma vajutan tast läbi või mu näpud ei ole nagu... Kas peavad olema puutetundlikud? No, ei pea, noh. Ja nuppe võib ju vajutada ka, ei pea olema kõik käinud näppudega silutav. Ja mina leian, et auto on sõitmiseks, mitte selleks, et rooli peal oleks 100 nuppu, millega sa saad sõidu ajal tegeleda, et ennast häirida lasta nendest nuppudest sõidu ajal. Näidikud on kõik selged, kõik on arusaadav. Üldiselt on mul tavaliselt väga suur käekott, mille ma autosse istudes tavaliselt viskan taha istme peale, kui mul on ka kõrvalistuja. Tavaliselt on ta mul kõrvalistme peale. Ahaa! Käib ka kindlasti mingi nipiga jälle. Ei käinudki. No, siin ikka natuke ruumi on. Teatrikotikene võib-olla mahub sinna. Minu jaoks on oluline, et auto on punane ja automaatkastiga. Aga tegelikult, kui ikka proovida erinevaid autosi, siis autodel on ikka vahet sees, et noh, see on niimoodi naljaga pooleks öeldud, aga üks, mis on minu puhul küll kindel, jah, et ma olen niivõrd mugav inimene, et auto peab olema ikka automaatkastiga. No nii, võibki vist sõita või? Ei olnudki kõige hullem. Teise katsega läks käima. Siin on 90 ala, vabandage. Tegelikult kipuks kohe gaasi vajutama. Et ei saagi aru, et on juba 90. Väga mugav, väga sujuv. Asfaldi peal ma olen endast kindla. Tegelikult mul meeldib sõita rohkem bensiiniautoga, aga kuna meil peres on üks auto bensiiniga, teine diisliga, siis sõidan mõlemaga. Olen harjunud mõlemaga sõitma. Talvel metsas on väga oluline, et on 4-veoline. Mõtle, kui hea on läbi lume tulla. Täiselektroonika minu jaoks ei ole väga oluline. Et paraku see elektroonika ei ole ka nii väga kindel asi. Kui midagi nässu läheb, siis mis siis saab? No vaatame siis, kuidas ma selle auto tagurdamisega, tagurpidi parkimisega hakkama saan. Missugune kaamerapilt. Katsume täna siis ilma pildita. Nagu rekkamehed peeglitega. Siin on ju neid nuppe ja asju nii palju, et see nüüd siit välja mõelda. No.
no ei mõtle. Vot nüüd ma olen siis ülesande ees, jah. Ma reguleerin kõik nupud ära niimoodi korralikult, et siis... Ei, ma ei mõtle välja. Mis vihjeid ei saaks või? Niimoodi, äkki siis kuskilt siit või? Oho, see läks veel suuremaks. No näed. Katuseluuk, ta ei ole autol vajalik asi, aga ta on kahtlemata väga mõnus. Pean tunnistama, et sõitsin esimest korda Opeliga. Sõita oli väga mugav. Väga mugav. Disain on täiesti meeldiv. Väga lahe katuseluugi lahendus. Võib-olla lihtsalt mina olen harjunud sõitma väiksemate autodega ja siis väga palju suuremate autodega. Et see on selline vahepealne. No ütleme nii, et mugav oli. Ja talvistel metsavaheteedel väga hästi kuulas mu sõna, kuigi ma ei julgenud väga kiirustada. Ikkagi uus ja võõras auto. Aga täiesti sõidaks sellise autoga. Täiesti mõnus.